Saadet toetab kostüümilaenutus. Minu elu muidugi põnev seda rääkida, muidugi põnev, aga no väga, kõik, mis ma mäletan, kõik on seotud ainult hobustega. Ma ei mäletagi üldse nagu mingit muud elu. Anna. No räägime siis sellest, kus mina hobusti juurde olen saanud. Aga mina olen sündinud ja kasvanud koos hobustega. Algul vanaema juures peale sõda. Talus oli hobun. Ja siis läks aeg edasi, kui enam hobusid ei olnud. Kõik võeti koloosidesse. Siis edasi kangesti tahtsin hobustega sõita. Käisin hobuste karjas. Vaikselt seal, kui keegi näinud pimedas ja öösse ja otsisin karja üles, istusin selga, isegi ei olnud nii palju, et oleks olnud nööri hobuse jaoks või päitsest rääkimata. Siis lihtsalt istusin selga ja siis hobune siis ise jooksis mööda koplit ja see oli niisugune algusasi, aga edasi jõudsin Tallinnasse ema juurde. Nemad kõik õed ja elasid kogu aeg Tallinnas. Siis tahtsin ka kangesti ratsutama, tol aegal oli raudne reegel Nõukogude Liidus tüdrukud hobuste juurde ei pääse. Nendega ei ole midagi teha, nende jaoks on peosaalid ja laste kasvatamine. Tüdrukutel pole hobustega asja, kuna kõik pidi sporti tegema ja jõudma kuskile kõrgele ja kaugele. Ja siis Tallinnas ainukene oli Tondi ratsabaas. Mina õppisin Tallinna 7. keskkoolis. Ja käisin ikka küsimas, kas ikka ratsutama saaks ja muidugi uksest läksin sisse, aknust visati välja, mina uksest sisse jälle uuesti aknust välja. Mis ma olin 13, 14, 15, kuskil niimoodi, need ma mitmel aastal proovisin, ei saanud. Siis ma olin 15 ja oli kuulutus Õhtulehes, et Tondi ratsakool vajab tallimeest ja mina kohale. Ja siis ei olnudki eriti midagi, küsid, kas ma rotti kardan. Ma ütlesin, et mina rotti ei karda. Milles oli asi, et ühesõna, kes on tallimees, see peab olema 24 tundi jutti, nii hobuste kui rottidega koos. Minu poolt rottidega probleemi. Emale öelda ei julgenud ja siis vormistati mind, vaktist võeti mind tööle. Ja siis, millest koosnes töö, tuli mingi grupp hobuseid puhastada, väga puhastada, nii puhastada, et tõesti tolmukübet ei ole, et kui tullakse kontrollima, valge kindaga tõmmatakse üle selle hobuse, siis ei tohi seal olla midagi peal ja selle järgi siis maksti palka. Puhastamine käis hommiku vara, nii et kella 5 läksin hobuseid puhastama, kella 8 läksin kooli. Ja sinna tööle saades siis enam ei saadud ju keelatud, ma ratsutada ei saa. Siis ma sain ratsutada nii palju, kui ma tahtsin. Peale tunde muidugi käisin koolis ära, kohe ratsabaasi tagasi, nii oligi. Ja üks kord nädalas tuli olla 24 tundi jutti valves. Ja sealt siis hakkaski 2 aastat sealt edasi Vanavõidu tehnikumi sootehnikums õppima, siis saab ikka hobuste juurde. Ja nii oligi, Vanavõidus sain juba oma esimese hobuse. See oli siis 1962. aastal. Seal esimese hobuse ja siis juba sain võistlema. Ja siis ma oskasin juba küllaltki õpetada, teisi sõitma. Ja vaktist sealt algas juba mu treeneri aeg. Ja nüüd ühesõnaga olen siis 50 aastat, üle 50 aasta siis õpetanud. Ja edasi siis, kui tehnikumi aeg, siis oli juba ikka päris suurde sporti minek, ikka suured takistused, jõudimeistrivõistlused, Eesti meistrivõistlused. Olen hüpanud kõrguseid kuni 150, 160, isegi 170. Seal hüppevõimsuse sõitusid.
kõrgushüppes või hüppevõimsus kah jõudnud nii 190 ja niivõrd hea hobune oli, kellel oli võime hüpata. Üldse kokku võistlesin 30 aastat. 1966. aastal 26. jaanuaril tulin Vinni, siit algas Vinni tee. Siiamaani on siis Vinnis hobused, siiamaani on ratsasport. Ja vahepeal olen katsetanud, kui oli see suur erastamislaine, siis tulid hobused erastada, siis meil oli oma hobuse kasvatus. Me praegu siis tegeleme ainult treeneritööga, õpetame sõitjaid ja siis võtame hobuseid hoiule, inimesed, kes ostavad omal hobuse. Hobused on siin siis ja inimesed ise saavad siis koolitust ja kui vaja, õpetame ka hobuseid. Põhiline töö on minu poolt nagu üle antud nüüd tütrele Helenele, kes siis nagu tegeleb aktiivsemalt, mina lihtsalt nüüd nagu ikkagi lihtsalt toetan teda. Spordi osas võib nii palju rääkida, selle pika aja jooksul on muidugi jah, neid auhinnakohti igasugustelt võistlustelt, aga päris tiitlivõistluste, ütleme, meistrimedalit nagu ei ole. Et oli, kui ma sõitsin 1970. aastal Eesti meistrivõistlustel 1,50 m, 1,60 m ja 1,70 m sõitu, siis seal, et hobust hoida, pidin niivõrd palju tagasi hoidma, et sellega läks nii meistritiitel 1,60 m kui ka isegi meistersportlase nimetus. Aga ülejäänud sõite ja võite ja karikaid ja neid on, ei oska arvata, kuskil kunagi võtsin kokku, et kuskil esikohti tuli paarisaja ringis. Ja siis võib-olla üks huvitavaid asju, et minu tütar Helene, tema õppis käima ja hobuse seljas istuma kohe. Ja muidugi praegu nagu enam julgeks nii eksperimenteerida nii väikse lapsega. Mul ei olnud aega koolikaaslastega mängida ega midagi. Ega kuskil mingid, ma ei tea, mis asju ajada. Ise tahtsin ja vanematel ka hea julge tunne, kui ikka laps on nende juures. Ja siis ma leidsin siin endale piisavalt tegevust. Nii kaua, kui oli tunda, äkki ma juba natukene oskan ka, mitte ainult hobust seljas olla, aga natukene midagi hobustel juba ise ka õpetada ja siis vana ma olin 13-14, kui mul usaldati siis juba esimest korda nagu noorhobuse õpetamine. Igatahes väga põnev on olnud. Kui juba sai algust noorhobusega tehtud ja siis kui vanad, see oli 17-18 olin, siis kui meil tulidki see kasvandus siia ja siis olid ainult noored hobused. Nii et selline mu elu põhimõtteliselt nüüd nagu selline teadlikum elu ongi olnud selline hästi palju noorte hobustega tegelemine. See on väga mõnus tegevus. Ja mul oli üks väga lemmik, ma olin 8-9 või. No tol ajal tunduvad ju lapse jaoks kõik hobused suured. Et nagu ma tagantjärgi pärast ikkagi aru sain, et ta ei olnud väga kõrge hobune, aga ta oli selline väga ümarate vormidega. Ja meil oli väga mõnus suhe ja me käisime päris palju isegi võistlemas, kuigi ta ei olnud selline oma tüübilt, ta ei olnud selline kergejaline ega midagi, ta oli pigem selline väike matsakas hobune. Aga meil oli mingi väga soe suhe oma vahel ja tema oli mulle väga hinge nagu Ritter oli veel nimi. Ja sealt jäigi mul selline tunne, et hobused peavadki olema sellised ümaramad, jämedama kondiga ja siis nemad on alati mu lemmikud olnud, et kui ma praegu ka veel kuskil näen selliseid, pigem selliseid vankrihobuse tüüpi hobuseid, nende peal mul silmlausa puhkab. Nad on kuidagi tõeliselt meeldivad mulle. Aga loomulikult sportlikku tulemust nendega ei saavuta, et selleks on vaja ikka selliseid sihvakamaid ja kergejalgsemaid ja
Urvo, usun, et sul võib külma. Lähme välja. Tule ka. Tule, ei laha ära, vees. Lähme välja. Ei lähe kaitsema. Siin ma hakkasin tegema, 66, kui ma tulin. Must, hästi must. 66, kui ma tulin ja siis ma olin, tähendab, 15 aastat olin rajooni ratsa selle sektsiooni esimees. Ühesõnaga kõik see töö, kõik, kes minu kaudu, mis ma üldse rajoonis tegin. Ja 66 siis hakkas ja siin on siis kõik see, ma töötasin välja edetabeli. Ei, see pole edetabel, edetabel on siin, see on meie oma edetabel. Selle ma töötasin välja ja see tuli ka jube selline ühesõnaga reaalne. Aga siin on siis rajooni meistrite need kohad, kus keegi on meistriks tulnud, kus siin Helene 84, me oleme isegi Helenega koos juba. Helene, seal on mina. 81, Helene on juba ühe ala võitnud, 81, oota vana sa olid siis. 81, 73. 9, 8. See oligi. Airiga, jah. Vot. Seal on need juba täitsa lausa kirjas. Vot ja siin ta nüüd seisab ja ei taha maha ka nagu võtta. Vaatasin, et ja teine see ka. Las tema siis olla. Mis ta nüüd on? Inglise kuninganna. Ann ju ratsutas. Ta nüüd on. Vanad on nüüd. Siin on tema, siis on selle, oli Minskis olid siis Euroopa meistrivõistlused, jah. Ja siin siis Krossil ta kukkus kuskil, siin ta teeb seda koolisõitu, Krossil ta kukkus kuskil. Printsess Anne. Jah, et niuke pilt on ka meil olemas. Natuke hirmutavaid asju ka, et muidu kõik on ilus, aga see saab kukkuda ka. Need muidu tahavad ära siin kaduda järjest. Siin on need jah Eesti sõitjad ja kes kus.